Õpetaja, keda ka paljude aastate pärast soojuse ja tänuga meenutatakse, kelle õpetused on aidanud õigel teel püsida, on oma tööd südamega teinud. Meelde tuleb kohe minu esimene õpetaja Maire ja ma tean, et ta töötab kuskil Põltsamaa koolis, nii et tervitused talle. Ja meelde ta tuleb selle poolest, et ta oli ääretult soe ja sõbralik. Ta käis meie 9. klassi lõpuaktusel, kus ta kinkis meile igaühele ühe väikese lillekimbu, mille sees oli pulgakomm ja see on tõesti siiamaani meeles. Kui algklasside õpetaja Signe peab õpilastega suhtlemisel oluliseks ausat vestlust ja arutelu, siis keemiaõpetaja Jevgenia, kes muide oma kooliajal seda ainet sugugi ei talunud, hindab kõrgelt vastastikust sõprust. Ma olen pigem õppinud ise alati karmimate õpetajate käe all, et mulle väga, lapsed teavad, et mulle väga niisama lobisemine ei meeldi, aga ma olen öelnud, et kui nemad on minuga sõbrad, siis olen mina ka nendega sõbrad. Koolijuht Veiko Rohunurme eluteed on suuresti mõjutanud tema enda õpetaja Ilme Naurits, kellega side pole tänaseni katkenud. Me käime taga siiamaani läbi, kui on mingi kooli kokkutulekud asjad, et selles mõttes ääretult hea ja positiivne suhtumine. Ja ma olen püüdnud ka oma töös seda tema suhtlust nagu kuidagi omaks võtta ja ka õpilastele nagu üle kanda. Missugused on praeguse aja õpilaste ja õpetajate suhted kõrvaltvaataja pilgu läbi? Natukene teistsugused kui minu ajal, kui ma ise koolis käisin muidugi, et minu arust on hetkel seis väga soe ja sõbralik, et õpetaja ja õpilase suhe on väga inimlik. Õpetaja on ka nagu osa perekonnast, kelle poole võib alati pöörduda. Ja mulle tundub, et suhted on väga soojad. Ilusat õpetajate päeva ja aitäh, et olete olemas!